Nii, ühesõnaga siis pulsi loogikast triggeritel, et kui nüüd see signaali väärtus, ehk siis see signaal, mille meie peale anname, tuleb, siis siit loetakse nüüd see esimene ots, siis põhimõtteliselt see esimene ots. Ja nüüd see pulss ise, mis siin on, kestab nii kaua, kui on üks programmi tsükkel. Eks programmi alguses loetakse ja programmi lõpus kustutatakse ära. Ja nüüd täpselt sama on selle triggeriga, mis on siin lõpus, et kui meie signaal, mis siin praegu on, läheb alla, nulli, loetakse sealt see esimene ots ja jälle ühe programmi tsükli jooksul hoitakse lippu püsti. See on nüüd põhiline selle triggeri juures. Ja teeme mingi programmilise näite ka. See, et te nüüd teooriat lugenud ei ole, see maksab teile endale kätte. Teil jäävad asjad tegemata, teie saate kehva teinud, mitte mina. Ja saab keeruline olema selle asja omandamine niimoodi. Ma juba enne valmistasin siin ette kontrolleri tühjalt. Teeme siia juurde siis ploki, millega me saame siin mängida. Suvalise numbriga, suvaline plokk. Mis meil vaja on? Meil on vaja siis, toome siin näiteks 2 nuppu. Nupp 1, nupp 2 ja outputit siis ka igaks juhuks 2 tükki. Ladderis kõigepealt üks näide. Võtame ta siit. Triggeri. Siia algusesse peame panema siis oma selle nupu. Palju te sealt näete, kui te ei näe, siis on komaviga. Mina ei keela eespool istuda. Ärge pärast mind süüdistage, et ei näe. Midagi on puudu. Ma ei taha kuulda ühtegi juttu, et ma olen midagi teile rääkimata jätnud või te ei näinud. Nii, staatikusse, kuna trigger peab jätma meelde ja meelde muidu jätta ei saa, kui ta peab olema programmiline osa, siis kas M-register või staatikusse. Selleks kasutame näiteks, kirjutame nimeks mälu. Ja võtame siit ühe väljundi. Nii. Seome ära oma programmis ka, et meil see plokk oleks. Nii, ja nüüd saame kasutada. Vajutame nuppu ja näeme, et põhimõtteliselt tegelikult te ilmselt sealt palt ei näe ära, aga mul see tuli vilgatab. See on nüüd sellepärast, et see programmi tsükkel ongi nüüd nii lühikene, et mina vajutan siit sisse, nupu on näha, et läheb roheliseks. See mälu bit nii-öelda ehk siis B-trigger tõusva pulsi peale teeb ühe tsükli, aga tuli põlema ei jää, ehk see tsükkel on hästi lühikene. Siit paneme nüüd näiteks seti ja teeme sihukese triki, et saame nüüd siis väljundiks selle sama, resetime, aga siia kasutame N-triggerit ehk siis langevat fronti.
nimeks mälu 2 näiteks. Ja võtame teise nupu. Nüüd tekitame siukse triki. Ahah. Tobe pealt see. Stoppi. Nüüd kui me nüüd esimese nupuga paneme tule põlema, siis teise nupuga vajutame nupu alla, aga ära ei kustu. See end trigger on see, et nüüd laseme nupu lahti. Nüüd käis pulss ja kustutas meil tule ära. Siukse triki on võimalik sellega nüüd teha. Kirjutame sama asja samade nuppudega ka teise tule jaoks SCL-is ka. SCL-is on natukene keerulisem võib-olla mõista. Nii, bitti loogika, seal ei ole enam B-trigger ehk siis positiivne trigger ja negatiivne trigger, vaid on rising ja falling siis teise loogikaga ja tema tahab nüüd ise teha oma mälu ka kohe. Aga mäluks kasutame jälle selle programmi sisest staatikut. Seega võtame multi. R trigger, rising trigger 1. Kasutame nüüd nuppu. Nupp 1. Seda väljundit me siia nüüd kohe kirjutama ei pea. Võime kirjutada, aga ei pea. Ehk mina kustutan selle kooloni siit ära ja panen uuesti kooloni, siis ta kaotab selle tühja rea vahelt ära. Ja samamoodi teeme nüüd teise triggeriga, ehk F triggeriga, langeva frondi järgi, jälle multi. Ja nupp 2 oli meil. Ja nüüd edasi tuleb kirjutada if'i lausetega. Me ei saanud otse seda sinna külge panna. Ehk siis if tõusev trigger. Nüüd tuleb panna punkt, et me kasutame selle triggeri väljundit. Ehk siis Q tähte. See on triggeri väljund. Ja nüüd lülitame sisse LED 2. Ja else if'iga teeme siis falling trigger 1 ja samuti tema väljundit ehk siis Q'd. Ja lause lõpp. Kõigi eelduste kohaselt. Ja, täpselt nii ongi. Hakkab mul siin 2 LED-i põlema. Et teevad siis mõlemad ühte sama asja. Kirjutamisviis veidikene erinev. Nüüd proovige omal täpselt sama asi tööle saada. Jätan selle tahvlile. Proovige sellest aru saada, kuidas see asi töötab. Ja siis saame vaadata järgmiseid triggeri funktsioone ka.